mis seal siis nagu nii rasket on, et seeme läheb ju lihtsalt patkülvikusse külvad maha, et kuidas on võimalik seemet valesti kasutada? Sordid on ilmastikukindlamad ja saagikamad ja kaitsevadki tegelikult inimkonda selle eest, et kui tuleb näljahäda, siis inimesed lähevad tigedaks ja mine tea, mis ette võtavad. See on hea point. Inimese tervis tegelikult on... Sellel saame, see sai hea asi praegu. Tõmetas ka EGMO-le. Isegi see taim kuulas seda juttu ja arvas, et okei, ma teen ka oma statemendi. Kuulsin Jõgeva sordiaretusjaama teadurilt sellist juttu, et tegelikult see tungaltera sisuliselt sisaldab suures kontsentраtsioonis LSD toimeainet. Sellepärast väga ohtliku asjaga tegemist. Selle me oleme välja lõikanud. Turul liigub ka seda mustaturu seemet ja et sellest saame pärast rääkida, et siis kui sa seda ostad või tood kuskilt, sa ei tea, mis probleemid sa endale sinna põllu peale võid tuua, sa ei tea, mis sort see tegelikult on ja kui palju ta tegelikult idaneb ja idane, sest et on ka olukordi, kus ostetakse odavat seemet ja põld on tühi. Me vaatame täna, et see hind on kallim, ma ei taha osta, aga tegelikult põllumajanduses sa ei saa mõelda üks päev ette, sa pead mõtlema aasta 2-3 ette. Et kui me peame tegelikult tegema ka taimekaitsetöid põllu peal, et vili ei kukuks pikali, et ta ei jääks haigeks, siis sordiaretus liigub paralleelselt selles suunas, et need sordid oleksid juba ise haiguskindlamad ja seisukindlamad, nii et kui me kasvatame häid sorte, siis me saame tegelikult hakkama vähesema taimekaitsevahendite kogusega. Tekib arvamus, et nüüd keegi kühveldab sellega tohutut varandust kokku, et sealt kulusid üldse ei ole, et kummaski taskus paistavad 100 euroste pakid välja ja et päris nii see ei ole. Näitame taskud ette.